Tervist! Selles videos saame teada, kes saab Eesti murdmaasuusatajatest olümpiale ehk kas ka mina saan olümpiale. Enne 2026 Milano Cortina olümpiat on siis jäänud veel viimane üks Oberhofi maailmakarika etapp. Ja mitte päris selle pealt, aga kuna statuut on see, et kellel on kõige rohkem MK punkte, siis see on viimane võimalus saada MK punkte, kuni asi läheb lukku ja peale seda nädalavahetust. Kellel on kõige rohkem MK punkte, see saab siis olümpiale. Tegelikult see on mitmes mõttes lahe MK, sest ma olen esimest korda Oberhofis, pole varem kunagi käinud siin ja nii et saab vaadata. Täna tundub ilus ilm olema, kuigi muidu Oberhofis on suht kole ilm. Laskesuusatajad vist eelmine nädalavahetus võistlesid siin, nüüd on meie kord ja võistlusteks on siis uisusprint ja klassika 10 kilomeetrit, aga täna on soojendustrenn. Aga kõigepealt näiteks võib-olla näitan hotelli. Me oleme siin päris suures hotellis, kus on ka päris hea vaade. Päris kaugele näeb siit. Aga võin teha ka kerge tuuri. Ops, WC ja duširuum. Ehk väga tore, siis tulevad õlutuppa. No tavaline voodi. Ehk siis jah, idee poolest väga tavaline hotellituba. Aga nüüd on mingi paarkümmend minutit aega, nii et ma pean vaikselt riide panema ja siis me läheme staadionile. Aga ma hakkasin mingi 20 minutit varem valmis panema või isegi rohkem. Ma ei saa aru, kuidas ma alati peaaegu hiljaks saan. Või keegi tuleb peale, ei tule ka. Aga ei, ma vist jõuan. 45 pidi minema, kell on 41. Vist on okei. Täna on palju soojem, kui ma harjunud olen, mis nagu Eestis on mingi -10, nüüd on +5. Mulle sobib, saab pea pealega minna, et vahelduseks on vist päris hea. Nagu soojas ka olla, kuigi mulle meeldib külm. Mulle meeldib miinuskraadid enne täiega suusatada ja võistelda. Ja minu arust mu suusad libised paremini ka, või mul nagu suusapark on selline, et mul on nagu külma ilma või miinuskraadidega ilma jaoks paremad suusad. Aga jah, praegu on üksi toas, õhtul tuleb Ralf, aga ma peaksin minema koos Marko ja Tremjugaga staadionile. Nad ütlesid, et keegi tuleb meile vastu, aga ma ei näe neid veel. Otsime üles nad. Muidugi läksin valest uksest välja. Pole hullu. Nüüd nägin. Marko ja need läksid juba. Saan ka bussile. Ja päris kiiret toimu kohal. Tegelikult ma mapsi panin, siis näitas 50 minti. Aga see oli mingi räige ringiga, sest nad on mingi asjad kinni pannud siin. Aga siin boksid paistavad. Rekkad on olemas. Päike paistab. Praegu tundub päris nice. Ja nüüd me oleme siis testinõlval. Siin on minu suusad. Valmis testimine, teised juba testivad. Nüüd lähme vaatame ära, mis homme libiseb. Siin on siis see testiala. Siin me testisime. Aga ei, võimas staadion on siin. Kilp Marko võistleb ju. Roos Hendri ja Kilp. Kilp startid, Lauris ka. Roos stardib kohe. Nad mingi testivad mingi ajavõttu vist. Test tehtud, suus sai välja valitud. Tundub isegi, ma arvasin, et on jah veel jäisem, aga päris siuke märg on isegi, aga sai suusa välja valitud. Ja nüüd ongi, ma olen siin stardi juures, siin taga on kuskil see lasketiir ja teen sama soojendustrenni, mis ma tegin siis enne Tour de Ski uisusprindi algust. Ehk siis ühe korra ring läbi ja siis 3 korda siuke 40 kuni minut aega ja siis need lähevad juba suht teravad. Aga üldises pildis tunde järgi, nii et vaatame, kuidas välja tuleb. Ja räägin siis, mis toimus ja näitan rada, et see on see stardisirge. Siit lähed kohe kurvi põhimõtteliselt stardisirge ja siin ma oleks peaaegu kukkunud ka. Aga jah, algus võtsin siis siukse rahuliku tempo, siukse mõnus tempo. Näitasin Norra naistele, kuidas suusatada tuleb ja seda tõusu võtta Vasperiga oli päris mõnus ja rada oli pigem siuke jääs. Ja see on siis see taga, see tõus, ütleme üks raskemaid kohti, siis seal on pikalt tõusu ja seal ma otsisin ka siukest kohta, kus oli jäist, et siin on tegelikult päris hästi näha, kus nagu seal mõnes kohas on juba sula rohkem, aga jäise koha peal oli päris mõnus üles sõita ja siin ma tundsin ka ennast päris hästi ja tempo oli juba kõrgem ja siin ka tulen siis seda sama viimast tõusu ja otsin seda jäist kohta ja saan Vasbergiga väga ilusti üles ja tempo oli täitsa siuke mõnus, ma arvan kuskil siuke mingi 185 läks pulss ja siin siis tegin ühe veel seesama tõus, aga video on selles, kuidas ma tulen finišisse. Nii, ja nüüd on tehtud. Päris mõnus oli isegi. Mulle rada meeldib ja tunne oli hea. See on lühike kokkuvõte. Aga jah, nagu ma ütlesin, et ma teen tunde järgi, siis jah, nagu
läks võib-olla suht kiirelt, aga samas nagu oli hea tunne ja ei olnud nagu siukest kangust või kuidagi, et hullult oleks pidanud suruma, et pigem oli mõnus ja algust võib-olla see tundus, et see rada on siuke aeglane, aga tegelikult on päris kiire, et siin on nagu 2 võtmekohta, mis ei ole muidugi kerged, aga samas nad nagu ei kesta pikalt. Ehk siis jah, praegu on nagu lootustandev, et mulle nagu meeldis see rada, meeldis see trenn, et jah, isegi veits sarnane sellega, mis Toblachis ka, et võib-olla tunne ei olnud kõige parem nagu enne seda, aga trennis oli päris hea. Nii et ma arvan, et niipidi on päris hea, kui muidu on hea tunne, aga trennis tunnen halvasti või võistlusel halvasti, siis on nagu halvem, et ma võin seal hotelli taas halvasti tunda ennast, aga kui ma tunnen ennast nagu trennis hästi, siis on palju parem. Igatahes läks jäppimiseks ära, aga nüüd ongi, sõidab rahulikult peale ja tänaseks ongi töö tehtud. Tuleb vaadata, et me kuskile bussile saaks, et ikkagi koju saaks ja siis süüa saaks, sest tegelikult ametlik treening ja sprindirada tehti suht hilja lahti, siis jah, kell on juba veits peale 2 ja 2:30 ei saa süüa, ehk siis nagu kui see buss nagu hiljaks peaks jääma, mis võib juhtuda, siis on jama. Aga sama, kas see ei, aga jah, kõik sai tehtud, ilm on ilus, ma ei tea, jutud räägivad, et Oberhoffis pole 20 aastat nii ilusat ilma olnud, aga ma ei tea, ma olen esimest korda. Saime bussi. Ja jõudsime sööma siis, et kõik on olemas, korra vaatasime küll, et ei ole süüa, aga on. Ja siis ma haarasingi kõike seda, mis oli, selle sõin ära. Mingi kartul asjad, väike vorstike ja siis võtsin natuke friikat ja bologneset ja täitsa maitseb. Ja siis kerge magustoit ka ja täitsa hea sai, nüüd saab tuppa ära minna. Ausalt öeldes ma unustasin ära, et ma vlogger olen. Jõudsin tuppa, magasin, passisin niisama, käisin jooksmas ja söömas. Ja väike koosolek oli ka, et homse võttes, aga ega midagi väga rellist ei olnudki. Ja nüüd ongi, nüüd on tegelikult startist väljas, ma olen homme 43 number, suht hilja on start, nii et tegelikult täna ei olegi väga midagi passimist ja homme ka natuke rohkem passimist ja siis juba varsti on võistlus, nii et näeme homme. No nii, tere hommikust, järgmine päev, võistluspäev, uisusprint ootab ees. Põhimõtteliselt start on küll hilja, minu jaoks kell 2, aga hommikul magasin kaua, magasin hästi, tegin söögi, passisin ja nüüd on aeg siis liigutama hakata. Et jah, võistluspäeva hommikud on sellised, et lihtsalt tuleb energia kokku hoida ja siis lõpuks minna staadionile. Aga me lähme suht vara ka isegi, aga praegu ma panen riide ja kui riides, siis lähen jooksma. Ja täitsa mõnus. Täna on ka ilus ilm. Ehk nagu, ma ei tea, mida nad räägivad, et siin Oberhoffis halb ilm on. Aga ei, pika ringi ei tee tegelikult. Ma arvan, et teen siukse lühikese ja siis hakkan natukene ringutama, et lihtsalt kehale öelda, et tavai, on aeg üles särgata. Ja varsti on vaja kiirsi sõita, nii et valmis saada ennast. Aga ei, täna ma magasin täitsa hästi, et eile oli siuke mitte nii hea uni, sellepärast, et me reisisime, jõudsime hiljem, aga ma arvan, et midagi nagu halvasti ei ole. Ma arvan, kui mul on vähemalt sama hea tunne kui eile, siis on kõik hästi ja praegu tundub suht sama olema see asi. Siin taga näete, päris suur hotell on meil siin. Et minu arust kõik riigid, mul on siuke tunne, et küll kõik riigid, võib-olla sakslased elavad kuskil mujal, aga hetkel on küll siuke tunne, et kõik riigid elavad seal samas hotellis ja see on suur ja ma elan kuskil siin üleval ka veel. Et ma arvan, et siukestel päevadel ongi kõige raskem see, et kuidas toituda, et ma käisin hommikus söömas, nüüd on natuke aega möödas, et nagu kõht tegelikult ei ole üldse tühi, aga vaikselt peaks sööma, et mul oleks nagu ikkagi võistluseks energiat, et mul on ikkagi praegu mingi 3 tundi aega stardini. Nii et ma veits söön, näiteks praegu selle banaani. Napilt aga kindlalt vist äkki jälle jõuan, läks kiireks, et ma väga palju ei näidanud, aga ega midagi ei olnudki. Tuli lihtsalt valmis panna ennast, kott kokku, sabad, pillid, mütsid, peabalad, kumbe, kõik asjad, mis vaja läheb, igatahes peab kaasa võtma. Ja nüüd me läheme staadionile. Kell on 58, nii et ma jõuan suht täpselt jälle. Nüüd siis staadionil ja
passimist, sest me olime suht vara, aga mina isegi käinud suuski testimas. Ja nüüd siis on aeg minna stardalasse, panen sinna enda koti maha ja siis lähen soojendusele. Jah, ja peale seda läksin siis sooja tegema ja rohkem ei filminudki, et ainult selle klipi tegin, et mõtlesin, okei, pärast räägin peale, et mul praegu ei ole aega rääkida, et enne sprinti kuidagi läks kiireks ja tahtsin sooja teha ja kõike seda. Ja siin ma olengi siis stardiväravas, ootan viimaseid sekundeid, et minna starti ja lähen päris kiirelt välja ja see oligi mu plaan. Ma põhimõtteliselt läksingi täiega välja, lihtsalt nii, kuidas tuli, ega seal ei olnud midagi hoida, sest oligi stardisirge ja kohe oli laskumine, aga mu plaan oligi minna siis nii kiirelt välja, et mu eesmärk oli tegelikult pulli pärast Tremljugast olla poolel maal ees, mida ma ei teinud ära. Ma olin 0,1 sekundit Tremljugast maas ja tegelikult kaotasin juba 4,6 sekundit liidrile ja Tremluga kaotas 4,5 sekundit. Tegelikult tundsin ennast täitsa hästi, et natuke oli lõpp kange, siit on näha, et natuke saaks teravam olla, aga tegelikult mul ei olnud nagu väga raske ja ma arvan, et isegi see lõpp ei olnud ka nii hull aga veits kaotasin ikkagi juurde, sest lõpus kaotan mina 7,8 sekundit ja Tremluga 7,27. No nii, ja nüüd on võistlus tehtud ja nagu tegelikult ma olen ikka väga pettunud. Nagu ma eile ja täna mõtlesin, ei, tavai, et see on päev, kus ma toon selle top 30 ära. Ja nagu tundis kõige reaalsem variant arvestades tunned ja konkurentsi. Aga ühte asja ma ei oodanud, et see võistlus nii kiire ja ma arvan, et see veits maksis mul kätte, või mitte maksis kätte, aga võib-olla teistel oli rohkem eelist selle pärast, kui mul. Mul on nagu hea võrdlus, võib-olla ongi selle Toblachiga. Ta oli natuke pikem, üks tõus rohkem ja okei, ma ei tea, täna pehmed olud ka, võib-olla ma ei saa pehmed oludes nii hästi hakkama kui teised. Ma nagu selles mõttes ei oska kommenteerida, aga jah, ma arvan, et täna, mis oli mingi võit, oli mingi 2.20, et läi täielikult kiirusest puudu, et tegelikult nagu hullult raskeks nagu ei läinudki. Et pigem nagu tundus endale sükke suht kiire ja ongi, et 7 sekki kaotasin võitele ja mingi 4-5 oli see piir, kus millega sai veel edasi. Selles mõttes, et see võistlus oli kiire ja ikka puudu ka ja veid nagu täiesti negatiivne ma ka olla ei taha, et ma arvan, et tegelikult ei ole halb seis, et ei tundu nagu halb ja ma arvan, et homme siin sõit kokku panna, siis klassika 10 kilti võib täitsa hea sõit tulla. Nii et väga nagu kurb ka ei taha olla, aga jah, ma lootsin täna ikkagi rohkem ja paremat sõitu teha. Aga nii on. Nüüd pean vist mingi testi ära tegema, et homsed suusad välja vaata ja eks räägime siis pärast uuesti. Suusad said testitud, päike hakkab vaikselt loojuma. Kerge väst tuleb ka juba, tahaks süüa, juua ja koju. Aga mingid asjad sai välja võetud homseks. Et ma arvan, kui sama tunne, mis täna on homme, siis ma arvan, et ei ole hullu, et võib võidu sõita küll niimoodi. Või sellel MK on meil hooldetiimi ei ole. Või see ongi meie hooldetiim, kes siin ees kõnnib. No nii, nüüd tulime sööma. Esiteks siis supp. Nüüd siin saab siis süüa. Supp sai söödud. Nüüd siis on siuke asi mul ees. See on lihtsalt kana, mingi leiva või saiaga. Riis oli otsas kahjuks. Nüüd ma tulin siis kergele õhtusele jalutuskäigule, sest ma sain natuke palju. Või see lõunasöök oli ka suht hiline. Ja siis ma sain veel õhtust ja ma vahepeal ei käinud liikumas, sest kell oli nii palju. Aga nüüd kerge jalutuskäik teeb äkki natuke kergemaks mind. Korra isegi mõtlesin, käiks poest läbi, aga see siis nagu ei oleks väga loogiline. Aga ma sellest ei tahtnud tegelikult rääkida. Tahtsin tänasest rääkida veits. Põhimõtteliselt nagu haige see, et nagu ongi, et ma panin endale nagu täna ikkagi pinge peale või eesmärgi suht suure. Et sellepärast see 51. koht on ikka valus. Aga tagantjärgi vaadates, see oligi tegelikult nagu lähed stardit välja, on laskumine, siis on üks tõus, siis on jälle laskumine ja siis on jälle natuke tõusu. Ehk siis nagu ma arvan, et liiga kerge rada minu jaoks. Ma arvan, et ma tahaks raskemat. Olümpial on raskem, kuigi hea tuuril ei läinud ka seal väga hästi. Selles suhtes see selleks, ma olengi distantsisõita ja mulle meeldib seda nalja teha, sest mu sõber ütleb, et ma olen sprinter, aga ma nüüd lõpuks ei teagi, mis ma olen. Ja tegelikult mulle enda juures meeldibki see fakt, et tegelikult ma võin kõike hästi sõita. Aga ühesõnaga
et ma ootasin tänasest rohkem ikkagi kui see, mis tuli, aga see selleks saamegi siis äkki homme distantsile paremini teha ja no vaatame, võib-olla see rada mulle sobib, kuigi ma ei saanud seda läbi sõita, aga keegi ütles, et see on mingi räigelt raske, kuigi ringi teine pool tundub just suht kerge. Nagu ma ei teagi nüüd. Aga rääkides sellest, mis on selle video pealkiri, siis olümpia mõttes täna väga midagi ei muutnud. Muutus see, et Marko Kilp on väljas. Ta võistles täna ja ei sõitnud piisavalt hästi, ehk siis ja distantsid ei võistle, ehk tema on väljas. Tremljuga tegi endale paar punkti juurde. Mina ei saanud ühtegi punkti juurde, mõnesagi sai punktidelt välja. Ja Tremljuga ka me ei võistle, ehk siis Tremljuga ei saa minust mööda minna enam. Ja siis ongi, see tähendab seda, et homme 4 meest, kes selle koha nimel võistlevad. Roos, Christopher Kalev ja Ralf Kivil. Kui reaalsed nende võimalused on, võib-olla ma ei julge kommenteerima hakata, pärast nad vaatavad ja siis tunnevad halvasti, et ma midagi ütlen. Või siis, kui ma kiidan, siis nad ei saa ju halvasti tunda. Igatahes ma lähen kiirelt, nüüd siin ei kaeva endale auku, lähen edasi. Okei, tegelikult, mis ma ikka keerutan. Ainuke reaalne variant on see, et Christopher Kalev sõidab homme siis Tremljuga üle. Ja siis selles mõttes tuleb ikkagi homme ka täitsa huvitav võistlus. Igal juhul tuleks, aga siis jah, on ikkagi mingid olümpia asjad ja täiesti viimane võistlus selle jaoks, et kes saab olümpiale. Nii et peale seda võistlust lähevad asjad lukku ja on kindel, kes läheb olümpiale. Ma ei teagi, mis ma ikka enam jäpin, ma olen päris pikalt jäpinud. Kuigi ma mingi pooled asjad olen siit välja läinud, tean seda juba. Sest ei ole vaja liiga palju mingi ennustusi praegu sisse panna. Räägime pärast, kui homme kõik kindel on. Sattusin kogemata siis mingi põhikohta vist. Siin on I Love Oberhof ja seal toimub mingi audustamine. Naiste parimad on laval praegu. Ja, see on tänane naiste poodium. Ehk siis mehed tulevad ka järgi ju. Ja tänane võitja meestes oligi ju Lars Egen. Päris huvitav, ta on vist 4. meesportlane, kes on 20-aastaselt võitnud MK-etappi. Viimased 2 on Nortug ja Kläbuaeg, siis päris heas seltskonnas on ta. Nagu ma tulin jalutama, ma jalutasin, vaatasin. Siin on korvpalliplats ja jalgaplats ja hotelli kõrval siis. Ja mõtlesin, äkki on lambist pall siin. Ja on. Nagu ja on. Ja nii. Ja korvpall. Ja siit. Oh! Nii. Pall on ja. Ops. Kõksid endale kätte. Ja siis, see vist saab põrgatada. Aga ühe käega paned siit. Lebo. Ma tänan. Homne startlist oli välja. Ma on homme 22 number. Mul on start 10.56. Eks päris mõnus aeg startimiseks. Pigem vara. Ei ole liiga hilja, ei pea passima. Saab hommikul normaalsel ajal ärgata ja otse võistlema minna. Praegu nüüd ongi. Ma arvan, et ma puhkame ära ja näeme siis homme. Järgmine hommik jooksmas. Ma näin 3 inimest täna. Kõigepealt Kalle Alfredson sama liftiga alla. Siis Lars Egen koridoris ja siis tänava peal Ivo Niskanen. Väga kõva seltskond koos. Kui ma neile täna 1 teen ära, on okei. 2 teen on väga hästi, ma arvan. 3 siis on medal arvatavasti. Suht raske üles ärgata. Eriti arvestades, et ma pole ammu äratuse peale pidanud ärkama, siis ei olnud meeldiv. Aga ei, nüüd juba õues saab värsk kõhu peale ja täitsa okei tunnen isegi keha käima ja saab sööma minna. Nagu täiesti külm puder, see on küll nukker. Ehk siis jah, hommikusöök väga hea ei olnud ja söögist rääkides, siis ma eile õhtul nägin seda ameeriklast. Nüüd on mingi Ameerika soomlane Annika Malsinski, kes siis Eesti toitu kritiseeris, tegin talle nälja, et kas siin saad kõhu täis käeve ja siis rääkisime veits juttu. No selles mõttes nagu oli see, et nende tiim ei pannud seda tšekki, et ta sööb ainult taimset toitu. Ehk siis nagu ta ei saanud nagu väga viriseda, aga samas lõpuks ma nagu ka väga sellele vastu ei ole, et Tehvandi söök saaks parem olla, isegi kui sa sööd liha ka, et siis saaks kindlasti parem olla. Et isegi käin seal söömas ja väga ei virise, aga kindlasti saaks parem olla. Me jõudsime staadionile. Päris kiire hakkas peale sööki, sest kõik asjad oli väärapõkkida, nagu kõik asjad. Ehk siis nagu peale võistlust on otsa edasi minek.
või tähendab, ma pidi hotellist välja kolima. Aga nüüd staadionil korra boksist läbi ja siis tuleme testi, vaatame välja, milline on kõige parem suusk. No nii, tähtsad asjad tehtud, kohe on start. Mart, ma olen valmis. Päris raske rada. Ma loodan, mu suusk on kõvasti parem kui see, millega ma sooja tegin. Et sellega ma ei saanud väga pidama ja siin on tõusu nii palju, et siin läheb raskeks, kui ei pea. Aga ei, davai, lähme võitleme. Ma arvan, et soojendus kõik asjad hetkel tundub kõik korras, nii et tuleb targalt sõita ja jah, davai, näeme võistlusel ja teeme selle korralikult ära ja äkki saame olümpialises. Ja räägin siis, mis rajal toimus, mis mõtted olid mul ja mis vaheajad olid, et vaheajad, mis räägin, ei lähe pildiga kokku, aga alustasin päris kiiresti ja tugevalt, et esimese vahepunktis kõik väga hästi, olin 24, kaotasin liidrile 8 sekundit, sealt edasi üritasin seda sama tempot hoida, aga natuke hakkasin kaotama kohti, olin järgmises vahepunktis 2,6 peal siis 31, kaotan 18 sekundit, mis tegelikult ka ei ole hullu ja 2,6 alates hakkasid tulema siis need vaheajad, kus ma hakkasin natuke kaotama ja lõpuks oligi niimoodi, et 5 kilomeetri peal oli üldse Christopher Kalem minust ees ja teisel ringil läksin ja keda ma nägin. Minu tuulde tuli täpselt Ralf Kivil, ehk siis me läksime minu teist ja tema esimest ringi koos sõitma. Algus ta oli mul tuules, siis läks tema minust ette ja mul oli päris raske tõusulda tema tuules olla, aga mul oli suusk väga hea ja ma sain laskumistega jälle talle tuulde ja peale seda tuligi üldse siis itaallane, kes startis Ralfi taga ja kuskil alates 8,5 kilomeetri pealt ma sain talle tuulde ja ma teadsin, et nüüd on vaja hea lõpp teha, et ma sain ka aru, et ma olen Christopheriga nullis ja sealt on vaja lõpp teha ja tegelikult oli täitsa okei tunne ja ma tõusingi juba sinna 9 kilomeetri peale minnes, tõusin 9 kohta, olin 34. Seda ma sellel hetkel ei teadnud, ma teadsin, ma tegin hea lõpu, ma sain Christopherist ette paari sekundiga ja jah, siis oligi finiš ja tuli jääda ootama, mis see kohaks tuleb. Tehtud. Ma arvan, hetkel siuke tundub soliidne, peab hea okei sõit olema, kui dopingukontroll tuleb, võtab finišis vastu. No siuke semi. Teise ringi algus oli raske, ma arvan. Seal ma sõitsin isegi Ralfiga koos. Pido, võib-olla tal oli natuke parem, aga lippe oli mul väga hea. Ma isegi nägin, et mingi ekraanil kuskil oli, et ma olin seal top 5 top speediga. Nii et suusk lippe poolest oli väga hea. Ja lõpus suutsin kohti natuke parandada, aga keskel andsin Vartuga kohti ära ka. Aga üldse pildis ma arvan, et siuke soliidne sõit. Et jah, natuke oligi jah, see teise ringi algus, see on siuke lauge tõus, ta ei ole väga raske tõus. Siis nagu ei suutnud ilusat klassika sammu teha enam ja nagu läks natuke käte peale ja oli raske. Aga muidu üldiselt ma arvan, et täitsa soliidne päev. Eestlastest vist peaks tulema ikkagi parim. Vaatame, mis see koht jääb. Praegu veel olin top 30, aga arvatavasti ikkagi mingi paar venda tulevad sinna ette, et ma arvan, et mingi 30-40 vahele. Aga jah, see mees võttis mind finišis vastu ja ütles, et davai, lähme pissiproovi andma äkki veri ka. Nii et teeme selle ära ja tegelikult ongi niikuinii rajal ei saa, et niikuinii suusatama praegu ei saa, siis on hea, teeme selle ära ja mul juba tuleb vetsuoda, nii et ma arvan, et seal kaua ei tohiks minna. No nii, nüüd on test ka antud, väga nice, mingi uus asi, verd võetakse nüüd teistmoodi, aga läks kiirelt, sest mul oli juba peale võistlust vetsuoda, nii et selles mõttes oli timm, aga nüüd on võistlus läbi ka, nii et ma saan vaadata tulemust ja see tulemus on 32, nagu siuke jälle soliid, aga no täitsa lõpp. No ei võinud sõita mingi 4 sekki kiiremini, oleks top 30. Ei taha need top 30 see aasta ära tulla, noh. Aga noh, ütleme nii, et selle video pealkirja jutu lõpuks ma sain olümpiale. Nii et olümpial teeme siis vähemalt selle top 30 ära ja veel paremini. Et jah, nagu solid sõit siuke, nagu täna oli küll see, et teise ringi algus oli see, kus ma natuke andsin ära või siis essa ringi lõpp ja teise algus. Et seal nagu oleks tahtnud kuidagi juurde, et ma ei tea, mis. No igatahes selle üle peab mõtlema, vaatama. Seal ma andsin palju ära. Lõpp oli jällegi päris hea. Tõusin päris palju kohti. Ja
kaotus praegu mingi 1:14. Ei ole üldse paha. 21 minutit ja võiti aeg, et noh, jah. No siuke minut oleks päris hea, et see oleks 22 koht olnud ja minut 10 oleks olnud siis top 30 koht. Parim meestlane Kalev tegelikult ka tegi täitsa hea sõidu ju 35 ja olingi siis teiste olümpiakohtade koha pealt oligi see, et Kalev oleks pidanud olema 32. koht, siis ta oleks saanud Tremlugaga sama palju MK-punkte ja siis oleks läinud seal jagamiseks, kes saab olümpiale. Aga kuna ta ei olnud 32 isegi, siis tal on vähem MK-punkte kui Tremlugal, ehk siis ametlikult peaks nüüd olema olümpial Alev, mina ja Tremluga. Ja siis jah, esimesena ja tegelikult isegi päris napilt jääb välja Christopher Kalev. Et väga kahju, et me 4. kohta ei ole, et see on nagu tõsist kahju, et ei ole. Ja Ralfiga ma tegelikult ju teine ring sõitsin koos, ta oli 59, kaotab 2 minutit ja Roos siis 68, kaotab 2:30. Sellega läkski siis kõik lukku, kohe peaks tulema välja ka ametlikud, et kes lähevad olümpiale, aga noh, need nimed ma mainisin ära ja lõpus läks tegelikult ikka päris napikaks see asi. Mitte mul, et tegelikult ma juba teadsin, et noh, mul peaks olema suht kindel see olümpia koht, aga selle video nimel ma siis üritasin jätta sükest muljet, et äkki ei ole veel kindel, et tegelikult oligi siin distantsipäeval oleks pidanud 2 meest sõitma kuskil top 15, et siis ma oleks välja jäänud mingi siuke asi, et noh, see ei olnud väga tõenäoline, aga samas see oli ikkagi võimalik. Aga jah, see lõpus läks siis 3. koha peal päris napikaks ja neid jäigi lahutama vist siis 3 punkti ja täpselt olekski pidanud Christopher olema viimasel päeval minu koha peal, siis ta oleks saanud olümpiale, ehk siis tal jäi, mis oli mingi 6 sekundit puudu. Aga seal on hästi palju teisi asju ka, näiteks kui Tremluga poleks üldse Oberhofi tulnud ja sprinti sõitnud, siis ta oleks ka välja jäänud, ehk siis mis tal jäi, võitis mind mingi 0,5 sekundit, aga sai paar lisapunkti ja sellest piisas, et saada olümpiale. Ja noh, teiselt poolt jälle Christopheri poolt vaadates seda, et tal jäi tuuril 1 sekund puudu, oleks selle kiiremini sõitnud terve tuuri peale, kus oli väga palju kilomeetreid sõita. 1 sekund oleks ta saanud olümpiale. Ehk siis karm on see asi, aga jah, see on sport, et tegelikult Tremlugale tuleb minu arust ka au anda, et tal oli ikkagi 6 MK starti, kus ta sai MK punkte saada. Christopher oli 15 starti, kus ta sai punkte saada ja kui Tremlugal on rohkem, siis statuudi järgi ja niimoodi vääribki tema seda kohta. Nii et jah, nii ongi. Ehk siis jah, nii on väga huvitav, loodan, et teil oli huvitav vaadata. Mina olen Levinos nüüd, valmistun olümpiaks, nii et kindlasti pange subscribe, videos hakkab olümpialt tulema ja näemegi järgmises videos, võib-olla äkki teil Levinos, et mingi väikse video, nii et jah, kohtumiseni, tšau. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Ronaldo ründab ja Rainbow Flick. Ui.